No nii, tere õhtut ja kanali jälgija. Vist on veider vaadata küll pilti ekraanilt, kui kedagi seal ei liigu. Ei istu, ei ole. Aga täna minu operaator, kallis kaasas India, on lihtsalt natukene hõivatud ja ei saa nii-öelda operaatori tööd teha ja tuleb teistmoodi hakkama saada. Aga üks kanal ongi ju hakkama saamise kanal. Aga lähme asja juurde, et täna tuleb selles mõttes, ma loodan, mitte nii pikk video kui tavaliselt. Ja räägime vot sellisest noast. Ellujäämisnuga Gerberilt, mille disainis siis legendaarne BBC, mis iganes see ellujäämissarja nimi oli, saatejuht nii-öelda ja no see, kes kõike sealt läbi tegi, härra Bear Grylls. Et tegemist on äärmiselt läbimõeldud noaga. Et kogu see komplekt on, mitte midagi pole öelda. Ma ei oska öelda. Ilmselt alati millegiga annaks täiendada. Aga alustame terast endast. Et siin on mul 2 versiooni. No väga vabandan, võib-olla siin tuleb mingi mootori müra sisse, aga mul siin nii-öelda agraalsektor aktiivselt tegutseb kohe kõrval. Et on 2 versiooni temast, siis selline nii-öelda sakilise teraga ja siis nii-öelda sileda teraga. Mõlemal noal on siis peal koht ka tulepulga kraapimiseks. Käepide on üliergonoomiline, siuke mõnus, lame, lapik, hästi hea on käes hoida. Mulle meeldib, et on selline sõrmekoht. See minu jaoks alati, kui see on olemas, on niivõrd ergonoomiline. Noaga saab toksida. Tal on siin taga selline korralik väike vasar. Muster on väga õnnestunud noa käepideme peal. Et väga mugav on erinevates asendites seda nuga nii-öelda käes hoida, mis iganes tööd temaga vaja teha oleks. Et mitte midagi pole ette heita. Parajad mõõtmed sellised, ma täpselt ei teagi, on siin kõrval 10 sentimeetrine nuga, 10 sentimeetrise teraga. Siit tuleb juurde, ma oletan, et ta on kuskil siukene 120-130 millimeetrit terapikkusega. Ja siuke täpselt mõnus paras, siuke meedium suurus. Noal endal on siis küljes vile, mis on ellujäämissituatsioonis äärmiselt oluline asi. Siis tupe küljes on tulepulk. Siin tagaküljel on siis mingid leppemärgid, mida saab siis ilmselt nii-öelda kasutada. Ütleme näiteks, kui keegi kuskil on hädaolukorras, aga mingi ülelend toimub, otsitakse kedagi, et ma ei oska öelda, et saab mingid leppemärke nii-öelda kelle anda, näidata, et infot anda. Nuga saab kanda nii-öelda püstises asendis vööl, saab rihma siit läbi panna, aga samas saab ka panna ütleme sellises lamavas horisontaalses asendis noa vööle. Ilmselt ka võib-olla mingisuguse rakmelahenduse külge on niimoodi hea kinnitada, et või seljakoti mingi rihma külge. Et see konkreetne nuga kuulub siis kamraad Raunole, kes andis selle täpselt aasta tagasi minu kätte. Talle endale see nuga väga ei meeldinud ja USAs kunagi, kui ta käis ja töötas, siis ta sealt tõi ta ja ühesõnaga, nagu ma aru sain, ta oli kukkunud väga hea suhe välja selle noaga. Ja ta andis selle noa mulle tingimusel, et ma teen kõik, et see nuga ära hävitada. Ja mul oligi plaanis peaaegu aasta otsa teha üks suurejooneline video, et alguses teen selle noaga kõike, nagu mida tehakse normaalse noaga. Ja siis ma hakkan teda retsima, ma hakkan teda pilduma mingi puu sisse, siis ma lõpuks taon ta kuskile palgi sisse, püüan tal peal seista ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga ratsin teda nii-öelda korralikult, et vaadata, et kuna ta siis lõpuks ära laguneb. Aga kui ma sain teada, et seda nuga enam ei toodeta, selle asemel on sarnane mingisugune uus mudel, millel pole enam Bear Gryllsi logo ka peal, siis ma loobusin oma ideest. See on ei, et see nuga on muutunud ajalooks, see on rariteet
ja ajas tema nii-öelda väärtus tegelikult kasvab, et täna on ta kollektsioneerimisnuga. Minu silmis on ta puhtalt kollektsioneerimisnuga. Et kui sul on see nuga olemas, siis minu soovitus, hangi endale uus primaarne nuga ja pane see nuga ilusti väärikalt nii-öelda sinna vitriini taha, vitriiniklaasi taha, kus hoiad oma laua hõbedat. Et see on nagu mõnes mõttes kogumispensioni sammas, see on osake ajalugu. Kui ma nüüd isiklikult midagi sellest noast räägin, minul endal pole teda mitte kunagi olnud, ma olen nüüd saanud küll temaga töötada mõlema versiooniga ja head ja vead. Noh, head ma juba loetlesin ette, aga need vead, need on subjektiivsed. Mulle ei meeldi tema teritusprofiil, see on nõgus profiil, et siuke üsna lai tera, korralik tugev ja hakkab siit üsna järsult minema nii-öelda saledaks. Ja siuke sentimeeter on umbes sellist eriti saledat osa. Jah, selle pluss on see, et kui ta ei ole nagu mingis supertera, sest seda nuga on hästi lihtne üliteravaks saada ja nii edasi, aga minu jaoks selle profiili miinus on see, et kui temaga puukallal nokitseda, siis ta kipub nii-öelda puidukiudude vahelt välja tulema. Et siukene skandi profiil või kiilprofiil on puukallal nokitsemiseks palju parem. Teine asi on see, et mul on mitmel noal, mis mul on samasuguse profiiliga olnud, on õnnestunud kuuse alust pirde lükates, kui ma satun mingisuguse pisikese oksa peale, näiteks nagu siingi on, pirdu lükates on õnnestunud saada terast välja vot selline pöidla otsa suurune tükk. Ühe noa parandus mul ära üks kaasvõitleja Tartust, Eero Tartust täpsemalt, tervitused minu poolt sulle, et päästis nii-öelda noa ja andis talle uue elu. Aga jah, üks seisab mul kirjutuslauba sahtlis, millel on see tükk siiamaani küljest ära ja ootab, ma ei tea, mis asja, mis aega, ilmselt mingit aega, kusjuures toonuga oli veel Damaskusest ja üks, mis oli taskunuga, millelt niimoodi pirdu lükates tuli kild välja, on praegu ühe järve põhjas kahjuks. Vot, et ma ei ole sellise teritusprofiili fänn, see on ainuke asi, mida ma nagu sellele noale ette võiksin heita. Aga ülejäänud kõik on minu arust tema juures nagu väga hästi läbi mõeldud, ta on väga mugav. Kõik muu on minu jaoks positiivne. Aga kuna mulle see teritusprofiil ei meeldi, siis ma isiklikult täna juba kahetsusega ütlen, et õudselt kahju on, et ma seda nuga omal ajal, kui need oli veel võimalik poest saada uuena, ei ostnud, et ta tegelikult sobiks lihtsalt nii-öelda kollektsiooni. Nii, vale tupe oli. Et sobiks kollektsiooni ja oleks lihtsalt nii-öelda nagu osake ajalugu seal. Et selles mõttes jah, ega ma nüüd pikemalt rohkem midagi sellest noast rääkida ei tahagi, et ma ülejäänud nugades üksed kommentaariumid pigem teen nendest nugadest, mida täna toodetakse, mis on hõlpsasti ostetavad, saadavad. Nii et las see nuga jääb lihtsalt väärikaks osaks ajaloost. Ja tõesti minu soovitus neile, kellel see on olemas, hankige omal uus primaarne nuga ja saatke see nuga nii-öelda väärikale pensionile. Las ta lihtsalt seisab kuskil ja olla olemas kui osaka ajalugu. Vot. Sellega siis tõmbame selle video otsad kokku. Lauba pealt paneme asjad kokku. Siis jalutame kaamera taha. No nii, siin tuli üks potentsiaalne operaator, aga natuke hilja jõudis. 4 jala peal küll, aga hilja. Aga kui enne ei näe, siis järgmine kord.